nii imelik kui see ka ei ole. Siuke vaimne õpetus aitas mul finantspoole pealt väga edukaks saada. Mis on kindlasti paljudel sõduritel. Sa oled nii harjunud nägema ja otsima negatiivset, sest see on su töö. Sa pead nägema ohtu, sa pead nägema, mis on kuskil valesti. Aga siis sa sellest aru, et see nagu ajab oma juured igale poole. Kui ma läksin tsiviilmaailma, siis mul oli ka samas see, et okei, ma tulin ju otse pubekana, noorena tulin otse sinna, et ma ei oska ju mitte midagi muud. See on kogu mu elu. Siukene paras iga vanus ka juba, kus sa nagu, okei, kui sa pead nüüd otsast peale alustama ja sul ei ole mitte mingeid muid oskusi, siis nagu, mis ma teen nüüd? Ja võiks öelda, lõpuks selle üldse elu oli minu jaoks rohkem nagu poe järjekorras ootamine. Polnud nagu seda elu rõõmu või eesmärk. Ja paljud inimesed arvavad, et see spirituaalne, vaimne maailm tähendab justkui seda, et nüüd sa oled füüsilisest päris maailmas täiesti eraldi. Sest vastupidi. See on nagu päris elu on praktika. Kuskil koopas istuda on lihtne vaimne olla. Aga ela täie raha eest, ela nagu intensiivset elu, tee asju ja proovi siis jääda nii-öelda kohale. Et minu jaoks see on nagu päris spirituaalsusest. Rahaga tegelikult sa saad nii palju elus teha. Ja ma samas tean ka seda lõksu, kui sul raha ei ole, kuidas inimesed hakkavad nagu seda veel rohkem eemale tõlkama. Tekib siukene halb filter raha osas. Ega sa siis ei saa ka seda. No ja siis nad ütlevad, et aga seal Porsche roolis on parem nutta kui Opelis. Aga ongi. Aga selle mõttes su olemus on ikka sama. Tere, armas kuulaja ja vaataja. Podcast Julgus valida muutust on sinu ees. Episood 43 minu andmetel. Mina olen ikka Liisi Parker ja täna oleme teinud endale pesa pesasse, mis ongi ka üks mõnus selline teraapia ja sündmuste ruum Tallinnas. Ma ei ole siin varem kunagi salvestanud, mis minu jaoks on jälle nagu hästi äge selline koht, et kui tuleb külaline, siis sellega koos tuleb mingisugune vibe. Ja hopsti nagu iseenesest ma tegin täna siia broneeringu, nii et tere tulemast pesasse. Aitäh, tere. Minu tänane külaline on üks karune mees, väga mina tajun sind hästi siukse tugeva ja samas rahuliku energiaga. Ja siis kui vaatad seda ruumi siin, et siin on nagu need lambanahad ja hästi siuke pesane, et kuidagi siuke tasakaalu tunne tekib. Aga räägi endast, Sten, kes sa oled? Kust sa tuled, sest mina ka, armas kuulaja, ei tea Stenist mitte kui midagi. Välja arvatud mõned asjad, mis ta siin ennast saadet mulle avaldas. Okei. Ma võiks isegi öelda, et ma ei ole mitte keegi otseselt. Ma olen elu jooksul olnud hästi palju erinevaid asju. Et ma ei ole kuskil kindlas images kinni nii-öelda. See on kindlasti üks oluline asi. Ja võiks isegi öelda, et ma olen näinud vaeva, et olla mitte keegi. Et olla rahul sellega. Aga samas see on üli mõnus asi, millega rahul olla lõpuks. Et ei aja nagu midagi kindlat taga. Aga kui nüüd kuskilt otsast alustada, siis seal on väga palju erinevaid asju kindlasti. Et mu küsimus pigem ei olegi kunagi nagu tiitlite kohta või et me identifitseeriks ennast läbi mingite ametite või... Tavaliselt aga küsitakse. Jah, et siin on natuke teistmoodi. Kuidas sa ennast koged või kellena sa ennast koged praegu siin? See on huvitav. Elu. Väga intensiivne elu, ütleme niimoodi. Mis on omaette olnud nooremana kindlasti probleem. Eriti 20-ndates kuttide teema. Pärdikud. Aga nüüd just tänu sellele jooga teadusele ja meditatsioonile ja kõigele sellele, see sama intensiivsus on justkui suunatud ja pigem nagu hea asi. Mitte selline kaootiline jõud enam, ütleme niimoodi siis. Mis sa arvad, millest me täna rääkima hakkame? Kuidas sul tunne on? Su elu on olnud pikk ja kirju, täis põnevaid seiklusi ja kogemusi. Jaa, kindlasti. Ja sa oled ilmselt ka elanud mitu elu juba selle aja jooksul. Aga kuidas sul praegu tunne on, et mis need põhilised teemad võiks olla, mis täna tahavad eetrisse tulla? Võt see on ükskõik. Ükskõik? Täitsa ükskõik, kust otsast alustada. Lubame tulla. Ja, et mul on teemasid palju, ma võin kõigest rääkida. Aga kuidas sa, jah, et siin on natuke teistmoodi, kuidas sa ennast koged või kellena sa ennast koged praegu siin? See on huvitav. Ja, et mul on teemasid palju, ma võin kõigest rääkida. Ja, et mul on teemasid palju, ma võin kõigest rääkida.
üks, mis minule on jäänud kõrva varasemast, kui sinust, kui me siin sellest saatest üldse rääkisime sellest, et sa oled praegu tegelemas süvitsi joogaga. Jah. See maailm on aidanud sul muuta oma elu Kindlasti. ja samas on sul kogemus, kus sa oled olnud sõjas. Jah. Et minugi poolest laseme selle ruumi liikuma ja vaatame, mis siit täna tulla tahab. Okay. Kui sa mõtled enda peale tagasi, ma ei tea, kas ma saan öelda väikese Steni peale, võib-olla noore. Mis on esimene hetk, situatsioon, mis sul praegu siin meelde tuleb? Kas oma lapsepõlvest, väga noorest põlvest? Et ma saan aru, et siis nagu esimene mälestus üldse või? Mis sul praegu siit tuleb niimoodi? Et niimoodi polegi küsitud. Kõige esimene asi, mida ma mäletan. Vanaema äkki. Räägi sellest. Kahjuks sellest ei ole väga palju rääkida, sest ma olin väga-väga väikene ja ta suri ära. Ega ma rohkem nagu midagi. Ma lihtsalt mäletan teda. Kui nüüd mingi esimene asi võtta. Ja sealt, kui vana sa siis olid, mis ajast see mälestus võiks pärineda? Äkki 5, 6. Kas see nüüd sealt edasi? Miks ma seda küsisin? Tundus kuskilt ruumist tuli see, et see võiks olla täna hea stardipunkt, kust hakata sinu elu nagu edasi kerima. Et kui sa nüüd sealt mõtled oma elu peale, mis võiks olla sellised verstapostid nagu, kui sa tahad, siis ajaliini pidi järjest, aga ei pea järjest olema. Et mida sa pead oluliseks, mis on olnud, kes on kujundanud seda Steni, kes sa oled täna? No ütleme niimoodi, et ega kui peale seda vanaema lahkumist, siis oligi, kus ma kasvasin üles Koplis. 90ndate poiss ka on ju. Ega seal need olud on nagu nad on. Palju selliseid kakluseid, narko, kõik siuksed asjad. Mul oli tegelikult pubekana juba selge, et okei, ma pean siit põgenema kuhugi. Aga vaata, kui sa oled kasvad siukestes tingimus, see on kõik, mis sa tead. Nagu sa ei oskagi midagi muud teada. Minu ainukene nagu lahendus sellele oli, kuidagi pubekana suutsin selle välja mõelda, et davai, sa pead kaitseväkke põgenema. Ongi kõik. Niimoodi ma sisuliselt sinna sõdurikarjääri peale siis saingi. Kui sa ütled, et kõik oli palju seal ümberringi, narko ja kaklused ja kuidas sul õnnestus ennast hoida, nii et mitte kusagile registrisse kirja saada, et ei olekski võetud sind näiteks sõjaväkke? Eks mul vedas mingil määral. Kindlasti midagi nagu hoidis. Mina ise hoidsin ka kuidagi alateadvuses. Hoidsin ennast. Ma ei ole nagu siukseid kangeid narkootikume asju kunagi proovinud, kuigi see oli mu ümber pidevalt. Aga ma teadsin, et kui sina seda proovid, siis on kõik. Sa nagu sealt välja väga ei tule võib-olla enam. Natuke siukene, kuidas eesti keeles öelda, inglise keeles natuke siuke obsessive olemus. Kui midagi teed, siis lähed ikka nagu täiega tegema seda. Ja siis ma hoidsin ennast siukestest asjadest eemale, õnneks. Ja ka ma arvan, et mul üldiselt vedas, võiks öelda. Kus see tarkus tuli, mis sa praegu näed, sa arvad? Oled sa vana hing? Ma ei kujuta ette ausalt öeldes väga nagu üks asi, mis kindlasti mind aitas, see on naljakas natukene võib-olla. Aga ma kuulsin seda vana head lauset, et sa oled oma 5 parimat sõpra. Ja siis, kui ma kuulsin seda lauset väiksena ja natukene enda ümber vaatasin, siis oli okei, asi on jama. Ja siis ma valisin omale need sõbrad nii-öelda internetist ja ma hakkasin mingid ma olen Joe Roganit kuulan mingi väiksest saati ja mingid siuksed tegelased. Ja nagu kuidagi läksin sinna suunda ja hakkasin natuke rohkem erak olema, mitte enam nende gängide asjadega ringi käima. Ja siis nii kaua, kuni ma sain lõpuks sinna kaitseväkke põgenetud. Kuidas sellel ajal jõudis sinuni, ma ei tea, Joe Rogan? Oli sul keegi peres, kes tegeles valimsete teemadega kuulas? Mul oli üksik ema poiss, kes andis endast parima kindlasti. Aga ma ütleks, et suures osas ma kuidagi leidsin need asjad ise alati. Et võib-olla selline nagu, oskasid kuulata seda juhatust või on sul olnud seda tarkust? Mulle tundub, kui ma sind kuulan. Sest sa ütled, et 90ndate poiss, no ma lõpetasin gümnaasiumi ka 90ndate keskel. Minu arust meil ei olnud mingit infot, meil esimesed arvutid alles hakkasid tulema ja kust nagu sellist... Ma tean, et seda infot liikus. Isegi mu enda ema on sellest nagu hiljuti rääkinud, et ta juba kui varakult tema näiteks mingite teemadega kokku puutus on, aga
no arvuti ma sain väga hilja ikka, seal ei olnud mingit pistmist nagu sellega. Ma isegi, mul pole niimoodi küsitud kunagi. See on nagu päris hea küsimus. Lihtsalt kuidagi kukkusid need asjad õigel hetkel. Eks see ongi alateadvuses hoidsid ennast kuidagi ilmselt. Nagu, et sa saad aru, mis sul ümber toimub ja kui sa ikka saad aru, et sa ei taha seda, ükskõik kui pärdiks sa oled või kui mitte teadvusel sa oled, sa ikkagi mingil määral oskad hoida ennast. Nagu pead sellest kinni, siis küll sa välja saad. Kui lihtne oli näiteks elada nii, et ei pidanud, ma ei tea, kaklema, võib-olla sa pidid ka selles vanuses, selles keskkonnas? Mul on nina kodus sirgeks väänanud, mul on alalõug pooleks olnud, nüüd 6 kuud sain kõrrega. Kas need tolle aja kaklused olid pigem nagu enesekaitse või kuidas sa sellele tagasi vaatad? Pigem küll, jah. Ütleme, et siuke esimene moment, mis ma mäletan, oligi äkki peale mida ma läksin siis kickboksi trenni. Oligi siukene kambaga, sest olin üksinda. Mul olid mingid nii-öelda sõbrad, kes panid jooksu, siis ma olin üksinda. Ja peale seda ma saingi aru, et okei, sa pead nagu vastutus ise võtma ja täiesti ise hakkama saama, et ei ole mingit isa või mingit siukest tegelast, vaata. Et mine trenni, läksin trenni, siis enne kaitseväega jõudsin võistelda ka paar korda kickboksis, aga ega ma siis seda nagu nii tõsiselt ei võtnud, see oli pigem nagu said aru, et sa pead midagi siukest tegema. Et nagu muud üle jää lihtsalt. Aga... Ja siis ootasid seda kaitseväe aega kogu aeg? Jaa, ma läksin vabatahtlikuna, et kiiremini saada. Vist ma mälet 2012 oli vist, kui ma lõpuks sain vahipataljoni. Kas siis oli ka veel see tunne, et nüüd ma sain ära põgeneda või siis oli ikka? Jah, see oli täitsa teine, see oli täiesti teine elu. Räägi sellest, kui see lõpuks siis oli käes, mida sa olid nii kaua oodanud? Tegelikult mina leian, et see on väga hea asi. See, et kohustuslik on, ma ei tea, võib-olla on hea, võib-olla mitte. Aga ütleme, et siukestele minusugustele poistele, kes on sellises keskkonnas või olemuses, see on tegelikult hea võimalus kõigest kõrvale saada. Näha natukene teistmoodi maailma ja võib-olla distsipliini saada ja igast selliseid asju nagu. Kas seal, kas ma saan õigesti aru, et seal, kui sa lähed, eriti sa oled nagu jälle puhas leht, keegi sinust midagi ei tea, kõik on ühtemoodi sõdurid, just, kõik on ühtemoodi kiila peaga ja teevad ühtsid sama asju. Täpselt. Et see pressstraadi hetk. Et sa saad nagu, sa oled täiesti eraldatud sellest tsiviilmaailmast. Isegi täiskasvanuna tegelikult kõik need arved ja kui sa oled missioonile või kuhugi, siis sul ei ole seda jama enam. Sul on lihtsalt su töö. Tead, kust ma tean seda kogemust või? Mulle meeldib Caminol matkata Euroopas üksinda. Ja see on see, kus ma mäletan esimene kord, ma mingi 3.-4. päeval tuli see, et mul ühtegi kohustust. Ma lihtsalt vaatan, kus ma magan, mida ma söön ja lihtsalt kõnnin. Ja just, ega see on täpselt sama see. Ja, aga mis sa siis seal sõjaväes pihta hakkasid? Olid sa siis see sõdur, kes tegi neid asju või sa läksid kohe kuidagi deep dive ja hakkasid nagu endale seda elu looma seal või kuidas see kogemus siis oli? Jaa, ma võtsin teenistusest saati, ma võtsin kohustusi täie raha eest. Kõik, mida sai teha vabatahtlikult, kõik ülema rollid, mida sai teha vabalt, kõik asjad võtsin. Ja sealt kohe peale seda läksin skaut edasi, läks natuke aega mööda, olin Afrikas. Ja nii see väga kiiresti käis kõik. Nii kui sinna sain, hakkas kõik kohe lendama. Ja ütleme niimoodi, et kadusid sinna maailma ära siis. Räägi nii palju, kui sa saad ja tahad nendest missioonidest, kus sa oled käinud, mis sinu rollid seal olid. Sest ma arvan, et see on teema, mis nii-öelda tavainimesed lihtsalt ei teagi mitte midagi. Me loeme midagi uudistest, aga mis see päris kogemus seal sees? Okei. Ma räägin mõne selliseid elu olulisi ja selliseid minu jaoks romantilisi momente, ütleme, et mulle meeldivad need hetked just nagu. Ja kindlasti, ma olin relvastatud erafirmas ka tegelikult, et ma ütleks, et seal oli natuke rohkem sellise seiklusjutte. Seal said üksi vahepeal kuskil Afrikas ja nii edasi.
Ja, et sa teaksid, siis siia podcasti lood väga-väga oodatud. Okei. Ja. Okei. Aga jah, esimene missioon oli ainulaadne, sinna rohkem ei mindud. Väga palju rääkida, ilmselt ei saa sellest. Äkki nii palju, kui sa saad. Aga sellised, mis me tegime seal näiteks, on ju. No me saime paar rajooni, et tehke neid korda. Kui see oli öösel täiesti haudvaikus, vahest oli niimoodi, et sa kuulsid raske relvasi üle automaatide. Ehk siis see tähendab raske kuulipildurid ja raketiheitjad ja igas sellised asju. Nende müra oli tugevam ja sa ei kuulnudki väikseid relvi. Et ööd olid siuksed pimedad, inimesed olid peidus ja kõik selline. Paari nädalaga, paari kuuga oli rahvas väljas. Meie 2 rajooni oli rahvas väljas, pidu käis, turud olid avatud, inimesed olid õnnelikud. Et nagu me võtsime põhimõtteliselt siis relvi ära kõikidelt osapooltelt. Me tegime siis asja korda. Tegime päris tööd nii-öelda. Vahet ei ole, mis see suur poliitiline agenda seal kõik taga oli. Meie jaoks, kes seal nagu saapad maas olid nii-öelda. Me nagu nägime ise, kuidas me teeme midagi, millest on kasu. Vähemalt too moment. Aga üks hetk tuli üks Afrika mees, ma olin põlvel. Eks see on siuke puhkased nii-öelda. Et olin põlvel päeval, tuleb üks siuke vana Afrika mees, peab käe õlale, ütleb inglise keeles siis I believe in Estonians, you bring us peace. Et siis ma usun eestlasi, et te toote meile rahu. Seal olid prantslased ees. Neid vihati seal korralikult. See on oma ette teema. Aga ma samal ajal teadsin, et me lähme nüüd kohe ära. Ja see jääb meie viimaseks korraks. Ja me rohkem tagasi ei tule. Ja siis on kõik tagasi nagu ennem oli. Ja see on mul siiamaani meeles. See on siukene... Tahaks nagu veel aidata, vaata, aga noh, mis sa teed? Nii saa. Et see oli siukene esimese missiooni kogemus, ütleme niimoodi. Kuidas su psüühika sellele vastu pidas või kui see oli sinu jaoks, sa oled rääkinud nii loomulik tee, et võib-olla ei olnudki midagi. Mul ei olnud midagi. Nägid sa tegelikult koledusi lähedalt ka või võib-olla... Ikka, aga minu jaoks kuidagi huvitaval. Ma nägin inimesi, kellel ei keeras asjad peast tuksis ja kogu teema. Aga ma ei ole kunagi aru saanud, et miks see mõjub mõnele niimoodi ja mõnele ei mõju niimoodi. Minu jaoks, mul ei olnud mingit probleemi. Mis sa arvad, miks see nii oli, et sul ei olnud probleemi? Teistest me ei tea, aga... Ma ei oska öelda. Aga see on samas, see on nagu üksikud. Tegelikult see on võib-olla internetist justkui nagu inimesed näevad, et kõigil on nüüd mingi see on pigem vähesed, kellel on midagi tõsist pärast. Jah, sul tekivad kindlad siuksed filtrid, kui sa oled piisavalt kaua nagu seal maailmas, kuidas sa maailma näed. See on omaette teema. See ei tähenda kohe, et sa nagu ära oled keeranud kuidagi. Aga mis on kindlasti on, mis minul oli kindlasti, mida ma märkasin, siis kui ma hakkasin sügavamalt siukse spirituaalse või vaimse maailmaga tegelema. Mida ma märkasin on see, et mis on kindlasti paljudel sõduritel, sa oled nii harjunud nägema ja otsima negatiivset, sest see on su töö. Sa pead nägema ohtu, sa pead nägema, mis on kuskil valesti, aga siis sa sellest aru, et see nagu ajab oma juured igale poole. Ja su kogu olemus on lõpuks see, et nagu, mida sa üldse siin elus koged? Sa koged seda, mida sa mõtled, see, kuidas sa mida näed. Su võib olla rahahunnik ees, on ju, biljon eurot, mis iganes. Aga kui su olemus on nagu kehva, sa tunned ennast kuidagi seal negatiivses kogu aeg, siis sellest pole mingit vahet. Su elukogemus on nagu ikka halb. Ja minul oli kindlasti see, et ma nagu nägin igal pool ebaõiglust, konflikti, otsisid nagu mitte otseselt ohtu, aga sa nägid seda pahu poolt kogu aeg asjadest. Sa on nii harjunud seda tegema, see on osa su elust, olemusest, tööst. Et see oli suur asi kindlasti. Millal sa sellest aru said? Et see on asi, millel on vaja fookust hoida? Ma olin juba kaitseväest erus või nagu siis tsiviilmaailmas juba mõnda aega olnud. Kui ma läksin tsiviilmaailma, siis mul oli ka samas see, et okei, ma tulin ju otse pubekana, noorena tulin otse sinna, et ma ei oska ju mitte midagi muud. See on kogu mu elu. Et mis ma nüüd teen? Kuhana sa olid siis? Kui ma eru läksin jälle. Nõks enne 30 just, umbes niimoodi.
et siukene paras iga vanus ka juba, kus sa nagu, kui sa pead nüüd otsast peale alustama ja sul ei ole mitte mingeid muid oskusi. siis on nagu, mis ma teen nüüd? Aga kas mul oli treeningtaust, käsivõitlus ja siuksed asjad, võitluskunstid, siis ma läksin sinna maailma, see on ainuke asi, mis ma veel teadsin. Siis ma hakkasin siuke nipet-näpet tai-boksis võistlema. Pidasin mõned matšid Soomes ja Eestis ja mitte midagi erilist, aga lihtsalt kogemus. Ja avasin oma saali üks hetk. Või kõigepealt ma hakkasin siis boksitreeneriks, personaaltreeneriks. Siis avasin enda tai-boksi saali. Ja see viskas üle üks moment. Hakkas igav lihtsalt. Siin ongi see sama koht, kus intensiivsus tuleb mängu. Ja kui see ei ole suunatud kuhugi, siis see elu on kaos. Sa teed igast asju lihtsalt. Aga kui ma hakkasin seda saali nüüd kinni panema, siis ma hakkasin rohkem selle vaimse poolega tegelema, et nagu mis viga on. Et kus see nagu mingisugune suund või rahu või kõik see on. Ja siis ma hakkasin märkama neid negatiivseid mõttemustreid ja kõiki neid selliseid asju. Aga mis see tähendas sinu jaoks, et mis viga on või miks sa üldse hakkasid vaatama enda sisse? Kas olid eluga rahul olematu, mis need kohad olid? See sama teema, et kui sa tunned end hästi, siis sa mõtled hästi. Kui sa mõtled hästi, mis üldse kogu kogemus siin elus on tegelikult tuleneb suuresti su mõtetest. Kui ma olen siin nagu vihmavisse, siis kogu aeg hästi. Aga sa mõtled hästi, sul on head emotsioonid, su elukogemus on hea. Aga selles olemuses, kus ma olin, seda nagu, see oli puudu. Ja võiks öelda, lõpuks selle üldse elu oli minu jaoks rohkem nagu poe järjekorras ootamine. Okei, ma olen siin, teeme ära, aga nagu samas on itsi väga nagu. Mitte otseselt, et teeks midagi, seda nagu üldse ei olnud, aga lihtsalt sükene, et sust nagu polnud nagu seda elu rõõmu või seda sellist eesmärki või midagi. Seepärast ma rääkisingi ennem kohe alguses, et kurja vaeva näinud, et olla rahul sellega, et sa oled mõttetu vend. Jaa, sest et eriti meestel, olen aru saanud, on väga oluline see, et on see eesmärk ja siht ja kuhu jõuda ja kõik see. Et... Ja see oled muidu olekki nagu ütlesin, et poe järjekorras, et okei. Sündisin siia, keegi küsinud seda, aga siin ma olen, mis ma teen nüüd? Nii et hea kuulaja, vaata, kui sa oled ise selles kohas või sa tead kedagi, kes on seal kuulnud rääkimas kedagi sellest, siis et see minu jaoks ongi see sama koht oli mul endal ka, et midagi ei olnud nagu elus nagu halvasti. Pealt nagu kõik oli olemas, eriti see materiaalne pool ja aga mingi siuke nagu tõesti vaatad seda pilti ja värve ei ole, kõik on lihtsalt hall. Täpselt. See koht, et siis on hea aeg hakata endalt küsima, et kuidas ma saan ennast siit edasi aidata. Aga kuidas sina ennast edasi aitasid? Saidki suuresti aru, et see sama filter, mis sul siin peas on, see, kuidas sa mõtled, see tegelikult määrab kõik. See on su kogu kogemus. See on kõige tähtsam asi, mis sul üldse on tegelikult. Ja üks moment muidugi tänutunne, et sul on üldse selge meel antud. See on suur asi. No see on juba väga ikkagi teadlik koht. Sest kui mõelda, kui suur osa inimesi mingil ajahetkel võib olla selles kohas, kus sa tunned ära selle, et on see rahulolematus, aga seda teadlikkust ei ole, et seda saab ise muuta. Ja siis jäädakse sinna rööpasse ja võib-olla mõni lasebki elu lõpuni nii ja siis on see tema kogemus. Aga ikkagi see teadlikkuse koht, et nüüd ma saan ise midagi teisiti teha. 2 asja langesid kokku, ma ütleks. Väga uudishimulik siuke elu sügavama tõe vastu. Aga just asjade vastu, mida ma saan teada ja kogeda, mitte lihtsalt uskuda. Mulle see uskumine, see sõna üldse minu jaoks nagu ei eksisteeri. Ma tean või ei tea. See on hästi tähtis. Ma tean või ei tea. Kui sa pead midagi uskuma, siis sa ju tegelikult ei tea. Sa saad öelda seda ainult siis, kui sa tegelikult ei tea. Jah, olen suga nõus. Nii. Ja nüüd käib, vabandust, on ju usklikud inimesed, aga nüüd käib hunnik inimesi ringi, kes valivad siis midagi uskuda, mida nad tegelikult ei tea. See minu jaoks on täiesti, ma lihtsalt ei mõista seda. Ma tean või ei tea, kõik. Aitäh, et sa selle nii selgelt sõnadesse panid. Ma olen märganud, et
see üsna levinud lause on, öeldakse, et no küsitakse millegi kohta ja siis inimene ütleb, jaa, mulle meeldib uskuda. See on nagu veel eriti ümber nurga. Isegi, et ma ei usu, aga mulle meeldib uskuda. Et kui ma selles osas sain nägijaks, ma kasutasin ise ka seda, siis ma sain aru, et see on lihtsalt tegelikult siuke ilus ümmargune jutt, aga ma ei julge võtta vastutust selle osas, et kas ma tean või ma ei tea. Jah, aga see on imelik küll, et nagu kuidagi ei taheta tänapäeval öelda seda, et ma ei tea. Ma ei tea. Mis tunne on öelda, ma ei tea? Kui sa päriselt lubad endale seda, et aga ma ei teagi praegu. Kus ma enne pooleli jäin, vist oligi see, et 2 asja langesid kokku. Uudishimu siukse maailma sügavama, elu sügavama tõe vastu. Ja mis mul siis too hetk endal juhtus, mul lihtsalt oli enda jamast kopp ees. Iseendast siiber, see on otseses mõttes. Ja siis hakkasid, okei. Sind ei saa keegi teine muuta. Sa pead nagu selle vastutuse ise võtma, nüüd hakkama nagu täielikult vaatama, et nii, kuidas saaks nagu elu nagu reaalselt nautida, ega mitte lihtsalt teha asju kogu aeg. Ja need 2 asja langesid kokku. Ja sealt see asi läks. Alustasin tegelikult, jumal teab, igast erinevat asja. Ma käisin isegi seal islami keskuses alguses huvi pärast lihtsalt jälle sama asi. Ma tean või ei tea, muidu ma lihtsalt usun kellegi juttu, aga tegelikult ma ei tea ju mitte midagi. Siis ma käisin sealt läbi. Pole mulle. Käib lihtsalt hunnik inimesi ringi, kes usuvad midagi. Sealgi nagu, aga tegelikult mitte midagi konkreetselt ei ole, nagu siis oligi, okei, siit ma mingid vastuseid ei leia. Ja siis ma hakkasin iseenesest õppima hermeetikat, Jeesuse spirituaalseid õpetusi, need evangeeliumi logionid, mis on päris head tegelikult. Ma ütleks, et need on päris head asjad. Aga seal on kindlasti, mis võtmes sul need seal raamatus kirjas on. Ma olen kuulnud, et need saab ka korralikult seal pea peale keerata. Aga sealt kuskilt ei tulnud ikkagi seda päris teadmist. Ja siis ma leidsin siis selle Sadhguru, Isha Foundationi, jooga, meditatsiooni ja just see jooga ja meditatsioon on asjad, kus sa nüüd tead. See on reaalne praktika, see ei ole filosoofia, see ei ole usk, see ei ole mitte midagi, mida sa pead lihtsalt uskuma nagu. Sa konkreetselt teed midagi ja nüüd sa tead. Ja eriti mulle meeldib Sadhguru juures just see, et minu jaoks ta on lihtsalt siuke tark vanamees, kes teab, mis ta räägib. Kuuled teda, see toimib su jaoks, siis toimib, kui ei toimi, ei toimi. Nagu ta ise ka ütleb kogu aeg. Ja kui sa nagu suudad sügavale minna ja ta jutust nagu selle taipamise kätte saada, siis seal on tegelikult, sa võid paari lausega juba nii-öelda üles ärgata. No noogutan sulle muudkui ka, sest ma päriselt olen sinuga nõus. Ma olen esiteks ühel sellisel jooga ja vaimse vabaduse teel olnud nüüd sügisest saadik ja hästi selline süvendatud, ma ütlen nüüd väga sarnased, miks sa praegu siia saatesse jõudsid, et ma tõesti kogen seda, et ma kas tean või ma ei tea ja sama nagu sa ütled, et sa saad sealt ärgata või sekundiga mingit taipamisi, et see ei pruugi alati nii olla, aga kui Sadhguru ongi üks lahe India vanamees, nagu sa ütlesid, joogi ja teda, ma arvan, võib-olla paljud on kuulnud või märganud, et erinevalt võib-olla paljudest siis seda laadi, ma ei teagi, kas ta on siis õpetaja või et nad ei ole nagu alati nii ülemaailmselt nagu nähtaval, siis tema puhul on ta, ma saan aru, et see nii-öelda turundus on ka hästi tugevalt ja hästi tehtud, et ta on tõesti olemas nii, ma ei tea, võib-olla TikTokis ka ma ei ole vaadanud, aga Instagramis ja YouTube'is ja igal pool saab tegelikult tema sellise tarkusega nagu tuttavaks saada, nii et kui sul tekkis hea kuulaja, vaataja huvi, siis lihtsalt, ma ei tea, guugelda või küsi chati käest või pane YouTube'i lihtsalt Sadhguru ja sa leiad ja sa saad siis saad aimu, kas on sulle või praegu ei ole sulle. Et miks just tema? Kusjuures ma olin skeptiline algul, sest mu olemus oli juba siuke, seepärast mul oli kõik need eelmised asjad ka, need hermeetikad, Jeesused, kõik need asjad, mis ma nagu läbi vaatasin. Ega miski ei olnud niimoodi, et nüüd ma olen see, nüüd ma jälgin seda, ma lihtsalt tahtsin teada. Ja Sadhguruga oli samamoodi, et ma lihtsalt tahtsin teada, mis seal nüüd päriselt toimub. Ma ei hakka kellegi juttu temast nagu uskuma on ju. Et tahtsin ise teada. Ja siis tal oli siuke kursus Inner Engineering.
ja ma võtsin selle ja ma ei teadnud mitte midagi sellest, just ostsin selle ja tegin ära. Ja täiesti null mingisugust arvamust sellest või mida iganes. Tahtsingi lihtsalt selle ära teha ja vaadata, mis saab. Ja seal on hunnik loenguid, nagu väga palju, mitukümmend tundi. Aga samas sa saad sealt Shambhavi Mahamudra, mis on niisugune igapäevane praktika, suuresti meditatsioon. Seal on natukene joogat ennem, aga see jooga on sisuliselt selleks, et sa suudaksid selles õiges asendis istuda niimoodi, et keha ei häiri sind enam. Saad keha eest ära, ütleme niimoodi. Et saad täielikult nii-öelda sisse minna. Ja aga ma üldse ei teadnudki, et sellise asja sealt kursuse lõpus saab. Ja see on olnud nagu kõige elu muutev praktika minu jaoks üldse. Mul pole tõrnaimu ka, et selle saab sealt. Ja siis, kui ma selle praktika sain, hakkasin seda jälgima. Mingi aasta aega olin seda teinud iga jumalapäev. Pole kordagi vahele jätnud seda. Siis ma hakkasin aina rohkem tundma selle efekti, kui palju sellest kasu on. Ja ütleks isegi niimoodi, et paljud inimesed arvavad, et see spirituaalne, vaimne maailm tähendab justkui seda, et nüüd sa oled füüsilisest päris maailmast täiesti eraldi. Sest vastupidi. See on nagu päris elu on praktika. Kuskil koopas istuda on lihtne vaimne olla. Aga ela täie raha eest, ela nagu intensiivset elu, tee asju ja proovi siis jääda nii-öelda kohale. Et minu jaoks see on nagu päris spirituaalsusest. Ja seda ma hakkasingi tundma. Kuidas sa said aru, et sellest on kasu? Sa ütlesid, et sa tegid ja siis said aru, et hakkas kasu olema. Mis elus siis muutus? Finantspool läks aina paremaks huvitaval kombel. Sest üks asi, millega ma hakkasin tegelema juba 4-5 aastat tagasi, on kauplemine. Et see, kes teab, see teab, kes ei tea, see on niisugune teema, et väga spetsiifiline. Et Forexi turul hakkasin kauplema, ma kaotasin nagu 1000 eurosid. Et see on keeruline asi, väga vähesed on seal edukad. Aga see moment, kui ma hakkasin, see on hea marketing praegu muidugi, hakkasin Shambhavit tegema, hakkas kauplemine paremaks minema. Aga miks? Siis mul tekkis see distants minu ja mu mõtete ja tunnete ja kõige vahel. Ja kauplemine on tegelikult nagu suuresti emotsionaalne tegevus. Kui sa suudad emotsionaalselt mitte olla investeerinud sinna tegevusse, suudad lihtsalt teha seda, mida sa teed. Sul on oma süsteem paigas, siis on hästi. Ja sisuliselt nii imelik kui see ka ei ole. Siuke vaimne õpetus aitas mul finantspoole pealt väga edukaks saada. Said sa sellest innustust juurde, siis ikka sügavamale ja mis veel ja läksid sa nagu äärmustesse ka kuskilt otsast või oled sa võidnud ennast pigem nagu ikka ju juhtub, kui me avastame uut oma elus, et vahepeal tunned, et äärmused on mu teine nimi, ütleks selle koha peal. Aga ma isegi ei leia, et see halb on. Just. Nagu kui keegi tahab elada niimoodi tugevalt, kogeda asju, andke minna. Sest hakkama saad sellega. Ja sa pead arvestama ka sellega, et seal võib olla emotsionaalselt väga keeruline mingi moment. Mis see sinu jaoks tähendab, et see oli äärmuslik selles osas, kui sa avastasid seda praktikat ja mis kõik see kaasa toob? Tegid siis ööpäev läbi ringi harjutusi või magasid pea peal või? No see on subjektiivne, mis kellegi jaoks äärmuslik on. Me ütleme, et siiamaani juba paar aastat märkan iga hommik üles. Ma teen 3-5 minutit kas siis talisuplust praegu, lähen merre või siis külma duši ja peale seda teen kohe Shambhavi Mahamudra. Iga hommik kokku üle tunni aja protsess. Ma olen seda teinud iga jumala hommik, ei jäta vahele seda. Et ma ütleks, see on juba paljude jaoks kahjuks nagu äärmuslik. Kuigi tegelikult ma leian, et meditatsioon ise juba kas või 5 minutit päevas võiks olla nagu hambapesu inimeste jaoks. Istud maha ja sa harjutad lihtsalt, kas või lihtsalt kohalolu. 5 minutit. Kaod oma mõtetesse ära, tõmbad tagasi kohalolekusse. Kaod ära, tõmbad tagasi, kaod ära, tõmbad tagasi. See tundub lihtne asi, aga tegelikult ma tean, et paljud inimeste jaoks seda funktsiooni üldse sa ei tea, mida sa ei tea, üldse ei eksisteeri nende olemuses, mis tähendab olla nagu mõtetest väljaspool. Paljud käivad ringi kogu aeg ketra. Kui palju sa kuuled lauset, et ma mõtlen kogu aeg. Sundmõtlemine.
nagu sõltuvuses oma mõtetest. Ja nad hästi mulle tuttav koht. Jah, aga see ongi tavaline, täiesti tavaline asi. Paljud on uhked veel selle üle. Aga ma leian, et ongi lihtsalt meditatsioon, tõmbad ennast kohalolekusse, see võiks olla nagu hambapesu. Kas 5 minutit. See tavaline asi, inimesed käivad jõusaalis jooksmas, jalutamas. Aga miski pärast selle vaimse kohalolekuga nagu, see on nagu tabu. Seda ei kuidas puutu. sinu enda jaoks oli, kui palju sa mõtetes enne möllasid ja kuidas kaua sul läks aega? Mul üldse seda funktsiooni, mul polnud seda tähendust registreeritud üldse mu olemuses, mis tähendab sealt väljaspool olla. Ma nagu minu jaoks siin olek oligi elu. Et seda ma nagu tahangi edasi öelda, et kõigepealt saada teada sellest funktsioonist endast, et mis see kohalolek üldse nagu päriselt on. Tunda seda, vaat see on jälle see teadmine, mitte uskumine, et sa reaalselt tead sükest asja ja sa tunned seda kohalolu. Ja siis hakkab juba kõik iseenesest vaikselt minema. Kuidas see siis oli, kas see kursus aitaski sul jõuda sinna, et oli see selline nagu harjutamine, nagu avastamine? Et lihtsalt otsustasid, sa teed, kui ma siin kuulan, mul ei ole ühtegi kahtlust, et sa oledki nagu selles mõttes sõdurina nagu see, et otsustad ja teed, nagu sa ütlesid, et sa lähed sisse. Et kas see hakkas avanema siis, kui sa tegid ja siis sa said teada, mida sa ei teadnud ja nii edasi? Shambhaviga suuresti. Suuresti Shambhaviga. Kui nüüd päris aus olla, siis kõige alguses, kui ma saali kinni panin, see jutt on võib-olla natukene palju, ma ei tea. Kõik jutud sobivad. Ütleme niimoodi, et ma kogesin ka mõned tseremooniad. Siuksed psühhedeelsed tseremooniad. Siis ma sain nagu natuke esimesed ampsud sellest, kuidas sa said oma mõistusest kõrvale. Vaatasin näiteks pilvi. Ma nägin ainult pilvedest siukseid nagu tumedaid asju. Monstrumeid ja mingisuguseid kurjasid nägusid ja kolpasid ja mingid sellised asju. Siis ma hakkasin mõtlema, et need on mu kogutud andmed praegu. Nagu, et mul nagu siin ongi ainult nagu see data nii-öelda. See, mis ma oma 5 meelega siin elus olen kokku kogenud, nüüd ma nagu näen seda. Ja see on loonud mingi filtri, nagu, mille abil ma nüüd elu kogen. Küsin siia vahele, et tegid sa taotluse, et sa tahad näha, mis sul on või see oli selline trip, mis need on ju erinevad võimalused, et mõni lihtsalt toob nähtavale. Lihtsalt jäin vahtima ja vaatasin, mis toimub nagu. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, aga mis on need rõõmsad asjad, mida ma peaks nägema? Ma ei teadnud, ma isegi teadnud, mida otsida. Siis ma hakkasin mõtlema kõige lihtsamaid asju, südamed ja need unicornid ja vikerkaared ja mingid sellised asju vaatas. Ma isegi teadnud, mida otsida. Nagu. See oli seda ma mäletan, et see oli me kõige esimene siuke reaalsuse tšekk, et okei. Sellepärast sa oledki siuke nagu sa nagu oled, vaata. Aga ma nende tseremooniatega kaua ei mässanud. Mõned korrad proovisid. Ja ütleks, et nendest oli abi küll. Minul on ka see kogemus ja see tunnetus, et ei ole mõtet minna sinna lihtsalt trippima ja uudishimu pärast, aga vahel on vaja. Ja kui on vaja, siis sa tunned selle ära ja teed ja siis saad oma eluga edasi. Ja see ei ole üldse mingi tore asi, ma ütleks minu jaoks vähemalt. See on nagu, tegid ära. Üks kord oli ikka väga karm. Nagu väga karm. Et kui keegi arvab, et see on mingi tore fun trip, kui sa lähed oma mingeid asju lahendama. See on ikka päris korralik seiklus ja siuke šokk, mis sa võid sealt saada. Aga ühesõnaga, see oli mul siukene esimene amps kogu sellest asjast, aga ma ütleks et pärast meditatsiooni ajal oli siis aina rohkem seda, kus hakkasidki tundma seda päris kohalolu. Said oma mõistusest eemale. Siuksed lihtsad asjad, et mida sa üldse koged, võtame sõltuvused näiteks. Kui keegi on sõltuvuses millegist. Sul on see sõltuvus, lööb välja ainult siis, kui sul on see mõte. Kui sa oled nagu vihmauss jälle, et siin midagi ei toimu, siis sul ei ole mingit sõltuvust, sul ei ole seda su kogemuses praegu parasjagu. Nii ütleme, et mul on mingisugune, ma ei tea, suitsetaja olen või midagi. Kui mul nüüd praegu pähe lööb, et kurat, tahaks suitsetada. Nüüd on sul see tunne. Nüüd sa tahad seda teha. Ei öelda, on ju. Et mida rohkem sa siin oled, seda rohkem sul ongi neid impulsiivseid
elukogemusi nii-öelda. On sul mõni hea nipp praegu anda? No loomulikult see on sügav praktika, millest sa räägid, aga praegu siin kohe kuulajale, kui ongi see keegi, kes mõtleb, et tahaks suitsu teha ja nüüd on minek, et mis siis teha sellel hetkel? Ma ütlekski, et kõigepealt kahjuks ei ole võlutabletti. Kõik on raske töö, siin elus lihtsalt kõik tegelikult on. Kui keegi müüb sulle võlutabletti, siis see ongi täpselt see, ta müüb midagi. Aga just seesama asi, mediteerimine, et sa harjutad, sa tead üldse, mis kohalolu on, sa oskad ennast mõtetest tagasi tõmmata. Täiesti vaikusesse, ükskõik kui palju sa seda teed. Ütleme, et seesama suitsuasi. Tõmbad ennast tagasi siia kohalolekusse, tsentrisse nii-öelda. Kas või 5 sekundit. Kuidas see on hea, kuidas seda mõista? Tõmbab kohale, kui ma olen seda varem teinud näiteks, et kas siis nagu tulen kehasse, ma ei tea, katsun, et siin on mu jalad ja ma olen nüüd siin või... on neid nippega hingamised, millele keegi... Aga kui keegi valib mingi muu asja, millele keskenduda, siis ta õpib sisuliselt oma fookust sättima. Mis ei ole ka halb asi, see on tegelikult nagu suht sama asi. Aga kui sa see võib-olla nüüd on natukene edasi jõudnud teile, aga kui sa tead, mis asi on kohalolu, sa saad aru, kuna sa oled kohal ja kuna sa ei ole kohal. Et sa ei pea tegelikult otseselt isegi tundma midagi või hingama või midagi. Lihtsalt tõmbad ennast korraks kohale. Lähed uuesti, kaotsid, lähed uuesti. Aga niimoodi algajale seda öelda raske. Peabki ainult ütlema, et hakka mediteerima lihtsalt. Küll sa aru saad, mis see kohalolek on ja mis see mõtete keeris on. Sa saad aru sellest. See ei pea olema isegi suits või mingi raske asi. Ma ei tea, pead tuba koristama, ei viitsi näiteks. Mis asi see on? Mõte. See mõte saab ainu väe siis, kui sa sellest haarad kinni. Nüüd sa tahad seda analüüsida või kontrollida või kogeda. Isegi mõtled, et ma saan sellest mõttest võitu kuidagi. Kui sa sellest mõttest kinni võtad, sa annad sellele väe ja nüüd sa koged seda. Vahet ei ole, mis võtmes sa arvad, et sa seda teed. Sa pead lihtsalt laskma sellel minna kohalolekuga. Ja mida me siis teeme, peame tuba koristama, siis me surume ennast sinna, oleme enda vastu vägivaldselt, teeme selle asja ära, aga ka siin ei rahune ju miski. Ja mõni võib-olla ei tee jällegi. Mõni ka ei tee. Minu kogemus on see, et see on ka jõudnud minuni läbi erinevate õpetajate, et seesama toa koristamise näide, et kui ma näengi, et tegelikult on vaja, aga ma ei taha praegu, siis ma ei tee, sest ühel hetkel ma avastan, ma jätan sinna nii palju ruumi, et ühel hetkel ma avastan, et mu käed liiguvad ja ma olen juba siit mingi tolmu pühkinud ja mingi, see tuleb nagu siis, kui see on loomulik. Kõikide tegevustega alati nii ei saa, kui sul on väike laps ja tal on vaja mäed toetada, siis tuleb ära vahetada. Aga siin on ka mitmeid teid. Et seda mõtlesingi, et sisuliselt selle kohalolekuga, sa saad aru, ütleme, et ongi see sama ei viitsi asi, tõmbasid ennast selle kohalolekusse, sa saad mingi 10 sekundi pärast, sa unustasid ära selle mõtte näiteks üldse. Ja sul nagu jõuab esimest korda kohale, et see mõte ei tähendanud mitte midagi. See on täiesti tühi asi, mis sulle siia pähe ilmub. Aga nii, kui sa sellest kinni haarad, siis see on su elukogemus nüüd. Ja nüüd tõmba see sama nii-öelda fraktaalina siis üldse nagu kogu elukogemuse peale. Kui palju on nüüd inimesi, kes justkui on seal kuulama mõistust, vana hea lause on. Kas see on tegelikult õige lause? Ja kust tulevad need mõtted? Ja täpselt on. Nüüd jõuame sinna nõiaringini jälle. Et miks meil ei tule see mõte pähe, et ma ei tea, mul on 1 000 000 eurot kontol. No ei tule heast peast, et nüüd võtan sellest kinni ja teen sellest niimoodi. No just like that on, nagu me nii-öelda negatiivse sildiga kogemusi loome. Et pigem need mõtted, mis tulevad, tekivad nii-öelda pähe, kui me ei tegele selle teemaga, sest nad ei ole positiivse fooniga või ei aita väga luua elu selles suunas, mis me võib ise tahaks. Ja, et ega mis see väline maailm on, see on see vana hea klišee lause, et su sisemise maailma peegeldus. Tegelikult see on niimoodi. Need samad mõtted loovad su olemuse, või tunded sulle kõigepealt, need tunded loovad su olemuse, nüüd see olemus loob selle situatsiooni, kus sa parasjagu oled. See loob sulle nüüd su ümbruse ja lõpuks see on su elu, vaata. Et see tegelikult jällegist kõik hakkab siit. Ja kui sa suudad vähegi nüüd ennast kohale tõmmata ja lasta nendel tühjadel mõtetel minna nii, et nad ei looks su elu sulle, seda paremaks elu läheb.
Jälle, aga ma ikka kiusan sind, see täiega tahaks seda võlupilli. No ma tean, et ma saan aru, et see käigi kiiresti, aga mis sa teed siis, kui see virvar käib kogu aeg ja kui veel keegi on sellises kohas, kus tundub, et ma ei saa justkui ise midagi teha, et see elu juhtub minuga, et no ma ei tea, keegi suri ära, väga karm näide on ja või siis ma ei tea, ei ole raha, ei saa, pank võtab kodu ära, tundub, et ma ei saa midagi teha ja siis ma panen nendele mõtetele muudkui juurde seda kaalu, et vaat see on nüüd see on see raske koht, et mingid asjad on ju lihtsamad, aga siin tulebki see kasvu koht, et ütleme, kui keegi tahabki tugevamaks saada selles osas ja tahab kasvada ja sa saad nüüd elu raskusi, sa said täpselt, mis sa tahtsid. Sest su taotlus oli saada tugevamaks ja kasvada ja siis nüüd on üks asi jälle väike klišee, suur klišee isegi, aga tänulikkus. See on nagu üks parimaid siukseid mentaalse alkeemia nii-öelda jõude, ma ütleks, tänulikkus. Teisest küljest mulle tundub, et see on ära lörtsitud mõnes mõttes, et me enam väga paljuski ei mõistagi selle tähendust, et seda tehakse juba praktikana, et lihtsalt hakkavad endale ütlema, mille eest sa oled tänulik ja kui inimene on sellises kohas, kus ta tegelikult ei tunne seda, siis see on lihtsalt üks enesesisendus. Ja sa pead nagu läbi mõtlema, mis see tähendab päriselt. Et kui ongi mingi, seesama on ju raskuste koht, et toome mingid enda lihtsad näited. Võtame selle sama kauplemisnäite näiteks. Mul just alles hiljuti oli siin, kui ma kauplen kullaga, kuld tegi siin paraja triki mõned päevad tagasi. Langes tugevalt. Ja ma kaotasin oma jagu. Siis oligi jälle see sama koht, et nüüd ma olen osavam. Ma olen parem nüüd. Sain oma kogemused siit kätte. Edasi saab ainult suurema oskusega edasi minna. Sa saad olla kas haavatud või targem, on ju. See on sinu valida, kuidas sa neid elu viskab sulle, mis ta viskab vahest sinna. See on ainult sinu teha. Kuidas sa seda nüüd koged? Sul muud varianti ei ole tihtipeale. Ehk siis mis tähenduse sa annad ja mida sa mõtled sellest? Täpselt see sama filter jälle. Täpselt see sama filter jälle, et kuidas sa valid seda kogeda. Ega see midagi muud ei olegi. Mis sul muud teha on veel? Või sa võid ju lõpetada, et võtta kõik välja sealt ja mitte kunagi enam sellega tegeleda. Ma ütleks, et see on jälle nagu haavata saamine. Et kui palju, kas see tasub hirmust teha otsuseid? See ei ole kunagi tihtipeale niisugune edasiviiv jõud, ma ütleks. Aga jaa, lihtsalt vali, kuidas sa koged seda. Üks küsimus tegi mul veel. Vastutus ka muidugi, täielik vastutus. Lihtsalt täielik vastutus su enda elu eest, keegi teine su eluga midagi nagu otseselt teha ei saa. See, kuidas sa seda koged, see sinu olemus, sinus endas, see on täiesti sinu enda teha. See on karm mingil määral. See on a-la võta end kokku, on ju lause. Aga tegelikult niimoodi on. Minu küsimus oli karma kohta. Et kui sa ütled, et see taotlus siin elus on, et tahan kasvada ja areneda ja siis sa tellid nii-öelda endale neid kogemusi, millel me paneme sildi, et see on raske või keeruline, siis mis sina karmast tead või ei tea? See on eraldi osa. See, kui keegi nüüd hakkab Sadhgurut seal guugeldama ja võib-olla võtab isegi näiteks selle inner engineeringu kursuse, seal on karmast eraldi osa täiesti. Sadhgurul on ka hea raamat, karmaraamat konkreetselt. Ma muidu loen seda parasjagu. See vist on ka küsimus, aga see on väga äge raamat. On väga äge. Ma lugesin selle läbi, ma tean, ma pean seda uuesti mitu korda läbi lugema. Ja samas on mul ka see Tiibeti raamat elamisest ja suremisest, mis on 1000 lehekülge. See on raske lugemine. Karma on tegelikult lihtne, kerge lugemine minu jaoks vähemalt oleneb, kui heas kohas. Seal on palju nagu andmeid lihtsalt, ütleme, palju mida teada. Aga lõpuks kokku võtvalt lihtsalt, jällegi sama asi, see, kuidas sa mõtled, on su kõige suurem karma üldse. Lihtsalt see, kuidas sa mõtled, täpselt läheb kokku kõigega, mis me just rääkisime. Su elu on su karma, on ju. Et see, kuidas sa mõtled, see on su karma. See, kuidas sa mõtled, loob selle keskkonna, kus sa oled. Kõik on su karma. Ehk siis meil on võimalik oma karmast nii-öelda välja hüpata, kui me muudame, mitte ei lohise kaasa sellega, mis me võib-olla oleme eelmistes eludes loonud. See on koht, kus see on minu jaoks põnev, see kogu eelmise elu asi. See on kindlasti väga põnev, uudisimu on seal, aga see on asi, mida ma ei tea. Sest see puudub nagu minu kogemuses. Aga mida sa tead?
ma tean näiteks seesama asi, et minu jaoks karma ongi see, et kuidas sa mõtled. Okay. See loob su elu, kus sa oled, on ju, see on asi, mida ma tean. Aga kõik see rohkem, see natuke esoteerilisem pool. Nagu ma ei ütle, et ma ei usu seda või usun seda, ma lihtsalt ei tea, aga see on väga põnev. Ja see tähendab, et ma ei loe selle kohta, muidugi ma loen. Ma olen väga uudishimulik inimene. Aga lihtsalt ma ei saa seda võtta niimoodi, et nii ongi. Sest ma ei tea. Okay. Et kui ma oleks kogenud oma eelmiseid elusid, siis ma võib-olla saaks öelda, et ma tean. On ju. Ja siin on jälle see sama lause nagu tarkind ja vanamees ise ütles, on ju, et sa ei saa oma praeguste mälestustega hakkama ja sa tahad veel 10 elu omale juurde saada, et ole nüüd, raune maha, vaata. Mul tuleb sellega meelde praegu mingi mäluauk Reimo Liljenthal, kes on Kirna mõisa härra, kes on jaganud oma lugu sellest, kuidas ta nagu see 3. silm avanes ja mis siis kõik see tema ellu kaasa tõi ja siis ta ütles, et kui tihti inimesed ütlevad, et tahaks kõike näha, et ärge tahtke. Sama lugu on selle karma ja eelmiste eludega, et eks jõuame jälle sinna, et kui on midagi vaja vaadata, siis alati võib leida võimaluse läbi mingisuguse rännaku või teraapia, aga otseselt jah, seal me lihtsalt ei mahu, see mahu meie praegusesse ellu ära. Aga lähme sinu loo juurde tagasi, kui sa nüüd jõudsid sinna, et sul oli see kursus ja sa leidsid selle praktika enda jaoks ja maailm hakkas muutuma, sinu elu hakkas muutuma. Mis sul sellest perioodist veel meelde tuleb, mis võiks siia saatesse täna jõuda? See on nii suur ja lai teema, et kõik muutus. Nagu jällegi jõuame sinna samma nagu kogu aeg. Et see, kuidas sa mõtled, kuidas sa seda elu valid näha, see on kõik. Ja siis sul muutubki kõik. Valisid sa mingi valdkonna siis, mida sa tahtsid paremaks muuta? Finantsist oli meil juttu, mis meil on veel siin olulised valdkonnad, tervis, suhted, mis seal kõik edasi oli? Minu jaoks see suhete pool on minu jaoks sükene koht, kus kindlasti minu kasv veel toimub kõige rohkem. See on koht, kus ma pean kõige rohkem harjutama seda kohalolu. No, ma mõtlen just siis, kui asi raske on. Või nagu... Sa pead silmas nüüd paarisuhet või üldse suhted ümbritseb inimestega? Nagu ütleme, et ikka konkreetselt sükene lahkuminek näiteks, mis alles ei olnud otseselt lahkuminek, aga ütleme, et süke südamevalu asi. See on koht, kus ma olen niimoodi, et okei, nüüd on aeg kasvada. Nüüd on aeg harjutada kohalolu. Sest siis ma tundsin nii tugevalt seda, kus see mõte ilmub ja kus unustad sinna keerisesse ennast. See on ainuke koht, kus sa tunned seda rasket rinda enne ja kõike. Aga nii, kui sa suudad ennast sealt välja tõmmata ja kohal olla, siis seda põhimõtteliselt seda ei eksisteeri enam su jaoks. Seda ei ole su kogemuses praegu. Sa lihtsalt tood ennast sealt välja versus see, et ma ei tea, sa vabasta mingid emotsioone või midagi, vaid lihtsalt see kohalolu ikkagi on sinu see põhiline. Jah, kohalolu, sest kohal olles, mitte seal konkreetselt keerises olles, vaid kohal olles, siis sul ei eksisteeri seda asja. Ma ei ütle, et sa ei tohiks nüüd üldse emotsionaalselt tunda midagi või läbi töödelda, kõike vaja on ju. Aga kui kaua on ju? Kui kaua sa ketrad seda ühte sama asja? Et ketrad ära, harjutad oma kohalolu jälle. See oli lihtsalt üks tugev näide jälle, kus sa said aru, et okei, kui seda parasjagu mul siin peas ei toimu ja ei eksisteeri, siis seda ei ole mu elukogemuses üldse. Et see on võib-olla imelik, lihtne lause, aga see on väga elu muutev, ütleks mina. Aga näed sa seda, et selles mõttes ta ju on su elukogemuses, et sa oled saanud selle õppekoha kätte või kasvamise koha, et see nagu ei nulli seda ära. Ei, kindlasti mitte. See on jällegi see, et... Sa ei vea seda kaasas, eks ju, seda surnukeha siis nii-öelda. Et kas sa saad haavata või saad targaks. Saad targaks ära, ketrad oma asjad ära ja nüüd on aeg kohalolu harjutada. Natuke kõike, tasakaal on ju. Et ma ei ütlegi, et kindlasti mitte, ma ei ütle, et eirake elu või niimoodi, et need on koopajoogid, on ju. Aga sa ütlesid alguses, et seal on väga lihtne olla vaimne, seal on spirituaalne. Eks seal on omaette raske, on ju, see, et sa valid mingis koopas elada. Võt mul kogemust ei ole, ei oskagi öelda. Täpselt, ma ka ei tea niimoodi. Aga lihtsalt ma olen vägagist jälle selle saatkuruga nõus, et päris elu on koht, kus vaimsust harjutada. Siis sa saad aru, kui raske see võib tegelikult olla. Ta on ikkagi kuru, kes sõidab maasturite ja paikidega ringi.
selles mõttes tasub jah kuulata teda küll, et see ongi kihvt, et tema nagu oskab see, kuidas ta räägib oma selle kihvti india aktsendiga ja et see, kuidas ta toobki päris ellu kõik selle, et ta lihtsalt ei räägi mingit sellist rasket teksti, mida võib-olla on raske mõista. See mind võluski, et sa näed päris elu inimest, kes ei ela seal koopas, vaid päris elu inimest, mitte ka kirikumunk, vaid päris elu inimene, kes õpetab sind kuidagi, lihtsalt heast peast õpetab sind kuidagi, vaata. Et need loenguid on terve internet täis, kas või lihtsalt kuulamine. Ma ütleks, et intellektuaalne teadmine on üks asi, aga sa pead sinna kogemuseni ka saama. Ma ütlen väikse tiiseri siia vahele, me varsti jõuame selleni ka, aga läbi Steni saad sa kõike seda varsti siin päris Eestis kogeda. On ju nii? Jah, võt. Aga sinu loo juurde tagasi, sa tegid selle kursuse, kõik hakkas muutuma, sul oli nüüd oma praktika. Olid sa üksi selles? Oli sul mingi grupp, kellega koos sa seda kursust tegid? Ei, ma olin täiesti üksi. Sa tosside kursuse, on ju? Aga täna ma tean, et sul on teisi inimesi ka ümber, kellega koos te seda teed käite. Räägi sellest Eesti kogukonnast, räägi kõigest, mis tahab siia tulla. Isha Foundation Eestis siis, see haru. See on nüüd siis Sadhguru sükene vabatahtlik grupp, on ju. Nad on tegelikult üle maailma teinud, neil palju neid on seal, mingi miljoneid juba. Ja see ashram on üks Indias, mis on selle keskus. Jah, võt, USA-s on ka isegi juba. Aga lihtsalt neid vabatahtlik üle maailma on juba palju. Nad on istutanud puid, jumal teab, mida kõike teinud, et nagu siuke üleüldiselt kasulik asi maailmale. Ma tean, et eestlased on kindlasti väga umbuslikud, et see on kalt. Ja, see on kindlalt väga tugev koht. See religioon, kõik need jutud on ju. Aga nagu point ongi see, et vaata ise järgi. Ja sa saad nagu neid päris elu praktikaid sealt. See ei ole lihtsalt filosoofia või usk, mida uskuda. Sa saad konkreetselt päris elu praktikaid, mida rakendada. Ja see ongi nagu kõik. Kui palju sa sinna nüüd, sa võid minna täiesti sinna koha peale, on ju vabatahtlikuks elada peaaegu nagu munk või mida iganes. Väike tiiser jälle, et varsti tuleb sellest ka saade. Meil tuleb üks inimene külla, kes on seda kogenud. No kui see salvestus saab, leiab aset, aga praegu ta on kokku lepitud. See on väga põnev kindlasti. Ja. Siis räägi sellest, mis te siin Eestis nüüd teete ja kuidas saab siis selle sama praktikani jõuda, mis sind on nii palju aidanud? Nii, Eestis on meil nüüd näiteks 14. see kuu. See on siis veebruar 2026. Jah. Kell 10 hommikul Taakeskuses on meil free offering, ehk siis tasuta pakkumine. Me tegime iga nädalavahetus. Praegu väike paus, 14 hakkame uuesti. Et seal on siuke tund aega, meditatsioon algajatele, jooga erinevad vormid. Aga no üldiselt on nagu guided meditation, siis juhitud meditatsiooni siuksed tunnised tasuta pakkumised. Sinna võivad kõik tulla. Kes neid läbi viib? Olli. Kes ta on? See, kes teile külla tuleb. Et kui sa nüüd vaatajale ütled, kes vaatab sinu saadet enne, siis kes ta on? Ta on siis see, kes meil siin seda Isha asja Eestis kõige rohkem ajab. Kes ka koha peal. Võib-olla. See, kes seal koha peal siis ka nii-öelda elas ja toimetas. Et ta nüüd aitab meil seda vedada siin. Siis see suure kriia kursus tuleb. Mis see on? Seal te õpite siis jooga vormi, mida kodus nüüd ise teha. Sa saad selle teadmise kaasa omale. See ei ole lihtsalt, et sa lähed nüüd nädalavahetuseks ja teed seal midagi. See on selle sama päeva sees. See 14 veebruar? Ei, see on kuu lõpus. See on kuu lõpus. See on kuu lõpus. Okei. Et sellest on ka meil Instagram ja mis need Facebookid ja kõik asjad, seal on need postitused üleval. Kõik need lingid me paneme siia saate alla, nii YouTube'is kui Spotify's saad siis neid vaadata. Ja kui nüüd Surya Kriia läheb hästi, siis tuleb ka Inner Engineering koha peal Eestisse. Seda saab ka netist teha. Aga kui läheb kõik hästi, rahvas tuleb, nähakse seal Ishas, et nagu meil on ka huvi siin kaugel Põhjamaal, külmas skeptikute seas. Murame siit läbi, siis saame selle Inner Engineeringu ka Eestisse. Mis see tähendab Eestisse saama? Siis saab seda siis eesti keeles kogeda või teeb seda Eesti juhendaja või tuleb keegi kuskilt kaugelt juhendama? Tuleb kaugelt, kes on nagu spetsialist selle sees. Et eks ajaga saaksime ka Eesti spetsialiste.
kes on nagu piisavalt kogenud ja piisavalt kaua teinud neid asju ja nii edasi. Aga see kogukond, kes siin kõike seda korraldab, see vabatahtlike ühendus, kuidas sa nendeni jõudsid? Oli see enne olemas, kui sina oma praktikaga hakkasid tegelema või kuidagi? Oli. No tegelikult ma sain isegi neid meile vähemalt aasta ennem, kui ma nendega ühinesin, et siuksed kogunemised ja igast asjad. Ja ma väga ei pööranud tähelepanu. Ma lihtsalt ajasin oma asja. Aga üks moment ma läksin kohale sellele samale tasuta nädalavahetuse üritusele, mis tund aega on. Ja mulle väga meeldis. Siukene mõnus atmosfäär, rahulikud inimesed, kõik on mingil määral teadlikud, arenenud kuskilt otsast, on mida rääkida, muljetada, infot küsida, kus, mis edasi teha või mida veel teha ja nii edasi. Ja jäin käima, jäin aitama. See aitamine on ka siuke huvitav asi. See nii-öelda vabatahtlik olemine. Et ükskõik, mis sa teed, et mul nagu soovitaks inimestele leida midagi, kus sa teed midagi, et sa ei saa mitte midagi vastu. Nii-öelda raha võib-olla ei saa, aga sa ju ometi saad. Yeah. Mis sa saad vastu, kui sa teed vabatahtlikku tööd? Mul on alati meeldinud aidata. See on mingi imelik siukene, ma ei tea, mul lihtsalt meeldib. Kas või kui ma saan finantsiliselt aidata või füüsiliselt kuidagi teha midagi, mida iganes, kui saab inimesi aidata näiteks lihtsalt. Mul on isegi see, et kui tuleb, näiteks just paar päeva tagasi tuli poe järjekorras üks suht kodutu mees, näha, et alkoholi inimene tuleb vastu. Nägi, et mul oli rahakott ja mul sulapaksult täis. Tuleb küsib, et kuule, anna mulle õlle raha, vaata. Ma andsin. Ma tean, et ostab sellest õlut, vaata. Ma ütlen ikka, ära õlut osta, vaata, osta süüa oma. Aga ma annan ikka selle raha talle. Sest üks asi, mis on minu jaoks ka oluline, et sa ei lase sellel välisel tumedusel enda heategu nüüd rikkuda. Et ükskõik, okei, ta võib-olla ostab õlut või narkot või mida iganes, aga see ei takista minul vähemalt kuidagi aidata. Ja sa ei tea kunagi, võib-olla ta tõesti ei osta, võib-olla ta tõesti ostab pätsisaia või midagi, sa ei tea ju tegelikult. Et ei lase sellel, vaata paljud inimesed minu meelest üks, kus see nõiaring hakkab, nad lasevad välisel maailmal enda sisemist elu nii-öelda kuidagi häirida. Ja seda moonutada. Ja nii kui sa lased, kas või keegi solvab sind, mis on raske, läheb võib-olla isegi tuliseks, on ju. Aga kuidas sa nüüd parem oled, kui sa teda vastu sõimad? Täpselt samasugune. Täpselt samasugune. Keegi solvab sind, solvad vastu, nüüd sa oled täpselt samasugune. Sa hindad üldse kedagi ja hakkad negatiivselt kedagi hindama. See on täpselt samasugune. Kõik need asjad, see on Jeesuse õpetust. Kusjuures ma olen väga päri sellega, ma ei ole piiblit lugenud niimoodi kaaneskaaneni läbi, aga ma üha enam nagu sellel nagu vaimse kasvu teel, ma saan aru, et jah, seal on väga palju nagu seal on head seda kindlasti. tõde. Lihtsalt küsimus on tõlgendamises ja kuidas meile seda nagu tuuakse, et täna ma ei lähe sinna, et taevas on aabemega onu, keda ma usun, aga samas kõik see, seal on väga palju. Seal on neid asju. Et tasu uurida küll, uudishimust, lihtsalt uudishimust jälle, nagu sa ütlesid, võtta see, mis sind kõnetab ülejäänud, jätta sinna. Ma arvan, et Jeesus oli, eks ta oli meil siukene saatkurulik tegelane kunagi üks esimeste seast lihtsalt. Võib-olla tänapäeval, kuna meil on see internet ja kõik saavad vaata pildile ennast ajada kuidagi, siis on väga raske eristada, kes see meie aja sõnumitooja on, nagu, kes see meie aja teadvuse uuendaja on siin. Et siukene, eks vali enda oma. Vaata, kuidas läheb. Sa ütlesid, sul rahakott on sularaha täis. Ma saan aru, et see on nagu tavapärane. Lihtsalt see moment. Mis raha on sinu jaoks? Sa oled rääkinud oma sellest, kuidas sa finantsilist olukorda muutsid üsna järsult ja ma saan aru, et see sobis sulle. Et mis raha tähendab üldse sinu jaoks? See aitab mul, võimaldab mul elu rohkem kogeda kindlasti. Sellised lõbupiletid. Ja ma saan ka aidata inimesi, mis on kõige nagu ägedam. Kas või, ma ei tea, lihtsad asjad, maksad poes arve, annad mingi, peaksid tagasi saama mingid kopikad, jätad neile selle. Igast sellised pisiasjad või kas või mingid kogukonda, mida aitad, sa saad aidata. Mul on varjupaiga koer näiteks. Igast sellised
pisiasjad kuhjuvad kokku, et rahaga tegelikult sa saad nii palju elus teha. Ja ma samas tean ka seda lõksu, kui sul raha ei ole, kuidas inimesed hakkavad nagu seda veel rohkem eemale tõukama. Tekib selline halb filter raha osas. Ega sa siis ei saa ka seda. Mismoodi see filter välja näeb? Ja võta vastutust jälle, ma ütleks. Mis selle inimese mõttemaailmas võib olla või missuguseid lauseid või sõnu ta kasutab? Igast välise maailma süüdistamine. Riik on see, boss on too, ma ei saa selle pärast, ma ei saa tolle pärast. Tegelikult me kõik teame, kõik tegelikult sisimast teavad, kui sa võtad täieliku vastutuse, hakkad päriselt tegelema, see on sinu enda kätes. Isegi kuskilt Afrika agulast, sellisest pommiaugust on tulnud inimesi, vabandust, kes kuhugi Ameerikasse põgenenud ja suured firmad avanud. Et tegelikult, kui võimekas keegi on, see on alati suhteline, aga lõppkokkuvõttes lihtsalt see vastutuse koht jälle. Ega seal midagi muud ei ole. Kui sa olid noor või laps ja seal Kopli keskkonnas ja kuidas siis oli see, kas raha oli nagu sinu jaoks oluline asi, oli see miski, tundsid sa puudust võib-olla, et ma ei tea, keegi sõber elas paremini või kuidas see raha mindset on sul olnud? Ega mul ei olnud siukseid inimesi ümber, kes nüüd nii palju paremini oleks olnud. See ongi vaata üks asi jälle, et sa tead ainult seda, mida sa tead. Kasvad siukses ümbruses, siis see on kõik, mis sa tead. Aga sa võid sinna niimoodi kinni jääda, kus sa nagu üldse pead välja ja pista kuhugi. See on ka ainus võimalikkus. See on karm. See on karm tegelikult. See ongi, kui sa oled harjanud niimoodi, et sul on, ma ei tea, kõrval maja on kodutud töömaja ja kell 10 õhtul näed seda zombikarja seal tulemas. Mõtled, et see ongi normaalne. Et sellepärast ma soovitaks ka, et see on niisugune väike nipp võib-olla, et minna, käia, elada ja vaadata, mis igal pool toimub. Lihtsalt sul see silmaring, see horisont läheb nagu aina laiemaks ja sul tekib rohkem neid andmeid sinna. Sa oled tegelikult lõppkokkuvõttes see kogutud andmete hunnik, kes siin ringi käib ja seda kõike kogeb. Et seda tasub kogu aeg nagu laiendada. Siis sul tekib rohkem mõtteid, rohkem häid mõtteid, rohkem võimalusi. Mine käia tee lihtsalt. Sa istud seal kodus kogu aeg, seal ühes ja samas rutiinis ja siis kurdad ka veel. Midagi ei muutu seal. Oh jaa, sinu see finantsiline seis, ma saan aru, muutus juba siis, kui sa olid ise teadlikum ja läksid sa siis kuidagi, oled sa seal ka ära käinud, kus raha oli rohkem ja siis läksid nagu materiaalselt niimoodi kokku rabama või olid sa juba selleks hetkeks selles kohas, kus see ei olnud nagu primaarne, sest ma olen kuulnud ja mulle tundub, et see kuidagi lingib, et inimese elus on hea see hetk ka ära teha, kus on materiaalselt nagu kõike hästi palju, et saada aru, et see tegelikult ei ole oluline. Nii väga oluline heaolu mõttes, et see tegelikult on lihtsalt üks hunnik maske ja loore ja selliseid lugusid. No lõbus on lihtsalt. On nagu sa saad rohkem asju teha. For fun, jaa. Et see ongi, sa saad elu intensiivsemalt elada nagu, et ma väga ei läheks, ma saan aru sellest jutust, et see ei tee sind. Vaata, siin ongi nüüd see sama koht. Jah, raha ei tee sind õnnelikuks. Kui sa oled kinni oma mõtetes, sa oled kinni oma mõistuses ja see filter, mis sul on kehva. Selles mõttes, et sa ärkad hommikul hambavalu üles. Et sul on mõtted teatud moodi. Üks mõte, täpsemalt. No võib-olla, aga pigem ta nagu kiirgab sul kõik mõtted halvaks pigem, sest nagu sul on midagi kehvasti. See nüüd loob sulle need teatud tunded. Viha, mis iganes asjad, kurb, kopp ees, mida iganes. Ja nüüd on sul teatud olemus ja see teatud olemus on su elu. See ei pea olema hambavalu, see võib olla ükskõik mis asi. Kuidas sa mõtled, su karma. No mingi murena. Ja, mis iganes asi. Ja sellises olemuses raha ei tee sind õnnelikuks. Sa lihtsalt oled vihane oma Lamborghini roolis või kurb oma mis iganes Porsche roolis. No ja siis nad ütlevad, et aga seal Porsche roolis on parem nutta kui Opelis. Aga ongi, aga selles mõttes su olemus on ikka sama. Et selle koha pealt ma olen nõus. Aga see ei tähenda seda, et su olemus on nüüd hea. Sa oled tööd teinud sellega ja nüüd sa sõidad oma Lamborghini roolis näiteks. Miks mitte? Because I can.
täpselt, see mulle meeldib seda öelda päris tihti. Et selles mõttes ma olen ise ka, ma ei sõida nüüd mingi Lamborghini Tiroolis, aga mulle näiteks meeldivad siuksed off-road masinad. Ma just ostsin omale siukse mõnusa vana 90ndate maasturi, mis on mu projekt nüüd. Hakkan seda täiesti nullist nii-öelda üles ehitama, seal on vaja nii palju asju kordada. See on praegu garaažis, lähen täna järgi. Ma ei jõua ära oodata. Varsti ütle, kui sa enam ei kannata, siis paneme kinni. Nad teevad veel, seal on radiaator vaja vahetada ja need inimesed ei viitsi seda juttu kuulata. Autojuttu, kes viitsib kuulata. Et see on nagu, mul on vahest mõni hommik, elu on nii palju muutunud poe järjekorra tundesse, kus ma magan 4-5 tundi. Ma tunnen end hästi. See on üks Shambhavi osa muide. Selle praktika osa, kui sa piisavalt kaua teed seda, sa hakkad vähem magama. Aga ma ei viitsi magada. Ma ei viitsi. Ma tahan üles ärgata. Ma tahan minna ja teha asju. Ma ärkad hommikul vara üles, 4-5 tundi maganud. Ma olen hüppan oma turbotiisel trakirooli ja ma tahan ringi sõita. Viskan koera taha ja lähme. Hüppan merre ja mida iganes. Lähed, käid matkad, möllad. Nagu tahad elada. Tahad üles ärgata. Lõbus on. Et siuksed asjad. Et see on suur nihe nagu poe järjekorra tundest. Nagu. Ja see on kõik tänu sellele Shambhavile. Üks asi on praktika, mis sa sealt saad. Teine asi on see tundide viisi neid loenguid, mis sa saad sealt. Nagu sa loed Karma raamatut, sa võid ette kujutada, mis need loengud on. Kui tummine see on, jaa. Et kui sa vähegi viitsid päriselt kuulata ja nagu proovida neid taipamisi sealt saada, siis see on suur asi. Kui see lihtsalt taustal käib sul, siis ei saa midagi. Otsi lingid siit teksti seest üles ja vaata, uuri selle 14. veebruari sündmuse kohta ja mine kohale, kui sind kõnetab, siis see on üks võimalus saada kohe vahetult seda kogemust. Ja. Seal see 14. veebruar, selle ürituse point ongi see, et sa saad esimesed meditatsioonid, kui sa ei ole kunagi teinud seda. Ja sa saad küsida Volli käest näiteks, siis küsida kõike, mis sa küsida tahad, kuidas, mida teha ja kust edasi minna ja mis kursusid teha, kõik siuksed asju. Et see on selle jaoks ongi nagu. Ja milleks see kõik? Vaat just selleks, mida Sten siin jagab, mis ta on oma eluga tegelikult teinud, kui palju seda muutnud ja mida kogenud. Sa oled noor mees. Mis sa siin elus veel ära tahad teha? Mul üks plaan, ma üldiselt ei ole plaani inimene. Ma ei isegi tee mingit eeltööd, kui ma midagi teen. Ma lihtsalt lähen ja teen. See on sükene, ma ei tea, olemuse teema võib-olla olla. Aga mul üks siukest suund on küll. Seesama nüüd, kui ma oma selle masina kordasin, nagu täiesti nullist ilusti üles ehitatud. Selle point on nüüd tegelikult minna roadtripile läbi Euroopa, Hispaaniast Maroko ja sealt Aafrikasse. Üksi? Koeraga? Koeraga. Koer on juba 8 ka, et sükene jõuab veel. Tagasi Aafrikasse jälle. Et see on kindlasti üks suund jälle. Miks? Ja ma leian, et tee peal, see on mu lemmikkoht, kus olla on teel. Tee peal olekus sul ei ole nagu sükest rolli. See ei ole see, ma olen Sten, ma teen seda, ma teen seda. Sa lihtsalt kulged seal. Sul ei ole mingit kohta, kus sa pead olema, sa ei ole keegi, kes peab olema. Lihtsalt elad. Ma tahan seda. Kas liikumine ka on oluline seal juures? Mis mõttes? Kas sa tegelikult oled kogu aeg liikumises, kui sa oled teel, et ka füüsiliselt? Jah, kindlasti. Teel olles sa justkui nagu sulandud kogu selle maailmaga. Sest su see individuaalsus natukene nagu kaob ära. Sa oled nagu täiesti seal teel, sa oled nagu täiesti selle maailmaga üks kogu aeg. Et ma tahan mõnda aega nüüd seda kogeda. On see nii, et siis ei ole tegelikult vahet, pole ajalist plaani, et sa lihtsalt sa oled nii palju vaba, et sa saad minna täpselt niimoodi. Võtab kaua võtab, olen kaua olen, tulen siis kui tulen. See on üks põhjus, miks ma kauplemise ette võtsin niimoodi juba aastaid tagasi. See oli üldse üks naljakas asi, mul vana missioonikaaslane näitas seda, kes oli ka eru läinud. Oli Austraalias parasjagu. Näitas mulle, et kuule, vaata, siuke asi on olemas. Ma ei teadnud mitte midagi, ma ei teadnud finantsmaailmast 0, mitte midagi. Esimest korda, kui ma nägin seda, siis ma olin, davai,
ma lihtsalt teen seda nüüd. Ma lihtsalt teen seda nii kaua, kuni vaja on. Ma lihtsalt ei lõpeta ja ma teen seda, ongi kõik. Siis lõppkokkuvõttes, kui sa midagi endale ette võtad, see ainuke takistus oled sina ise. Tegelikult oled sina ise. Kas sa annad järgi või sa annad alla. Tekivad ebaõnnestumised on niikuinii. Lihtsalt paljud annavadki alla lõpuks. Aga kui sa võtad midagi täielikult ette, täielikult 100%, sa ei anna järgi, mitte kunagi. Sa teed seda nii kaua, kuni vaja teha on. Ainuke takistus on sina ise. Puhas pühendumine. Ja. Lihtsalt sellest peab aru saama. Siin midagi muud ei nagu okei, kui sa ära sured, siis on kõik. Praeguseks. Nojah, see nüüd läheb sinna esoteerika maailmale. Aga lõppkokkuvõttes ei ole mingit takistusi. Ja sa ütlesid enne vaata seda, et sa läksid erru ja siis sul tõrna aimugi, et nagu ei oska midagi teha. Ja vaata, kui palju sinna saab jääda kinni sellesse mõtlemisse, et issand, mida me kõik peame siin õppima ja millistes koolides käima. Selleks, et me oskaksime hästi palju asju, saaksime elus hakkama. Aga sinu näitel tuli see üks, mida lihtsalt sulle endine kaaslane näitas ja sa läksid sinna sisse ja tegid sellest omale elu sisse tuleb vallika. Aga sa pühendusid sellele ja sul ei olnud vaja 9 erinevat asja tunda. Ja see ei olnud ka maailma lõpp, et sa tundsid mingil hetkel, et ma praegu, ma ei tea, ei oska midagi muud peale selle sõjaväelase elu. Et see on lihtsalt siit sulle inspiratsiooniks, kes sa oled otsinud. Mina ka olen olnud selle koha peal, kus ma meeleheitlikult otsin oma elu mõtet, et kes ma siis olen või mõni sünnib 2 aastaselt juba teab, on pianist, ongi elu lõpuni. On sellised inimesi ka, aga meie teed on erinevad ja et sellest ei ole hullu, kui sa ei tea. Lihtsalt vali see, mida sa ära tunned ja pühendu. Kas see on olnud see, kuidas sa võtaks kokku oma... Ma arvan, et mõtet taga ajada on täitsa mõttetu. Sest tegelikult lõppkokkuvõttes sa annad elule ise mõtte. Jaa. Ja kui ma sind kuulen, siis on lihtsalt nagu nii loogiline, nii kerge ja loomulik. Et me kuule kuskil, et sa oleks enda suhtes rakendanud vägivalda. Ma ei tea, kuidas sa ise seda tagasi vaadates näed. Et sa teeks midagi vägisi või pressiks või suruks sinna, kus tegelikult ei ole sinu koht või midagi niisugust. Vaat siin ongi jälle see eksistentsiaalne reaalsus ka, et see on nüüd natukene keerulisem teema, aga kas sa näed elu nii, nagu see on või sa näed elu läbi oma selle mõistuse filtri? Et see on suur vahe. Kui sa tõesti õpid elu aina rohkem nägema nii, nagu see on, siis sa teed seda, mida vaja teha on. Seal ei olegi midagi muud. Aga kui sa nagu näed seda läbi oma filtri, siis sa hakkad panema mingid hinnanguid, silte. Sa lood omale normaalse karmakeerise sellest. See on halb, see on hea, seda ma ei tee, seda ma teen. Aga nii, kui sul on see, et see on halb, see on hea, seda ma teen, seda ma ei tee. Pool elu läheb möödasult. Ongi kõik. Võib-olla mingi asi, mis oleks viinud sind 3. asjani, see oleks viinud sind, kuhu sa pead jõudma, et midagi saavutada, bla, bla. See kõik tegemata, siis sa oled oma filtris ja hinnangutes kinni. Täiesti pöörane. Siis räägid seda siis. Minu lugu lühidalt on see, et ma 4 aastat tagasi tulin ära palgatöölt. Ja kuulajad on seda palju kordi kuulnud, aga siis kuulate veel. Ja on ja. Ma räägingi sulle. Ja siis ma võtsin aasta endale ja ma lihtsalt nagu põlesin läbi, ma väsisin ära sellest. Töö mulle väga meeldis, aga lihtsalt oli kõik. Ja võtsin aasta endale, käisin Holistika Instituudis, tegelesin hästi oma mingite lapsepõlve asjadega ja siis lõin oma ettevõtte. Ja vahepeal tuli coaching mu ellu, siis ma õppisin coachiks ja lõin selle nagu suuna, et ma nüüd olen ettevõtja ja ma päriselt mäletan, ma ütlesin endale, ma lähen kunagi tagasi palgatööle. Sest lihtsalt see nagu, mul oli nii kõrini selleks hetkeks sellest. Ja kuidagi see ettevõtlusega nagu see toimis, ma kuulan sind ja ma saan aru, et ma ei ole niimoodi kunagi pühendunud. Nagu sa ütled, et vaata, võtta üks asi ja tee seda, on ja. Mul oli ka nagu ikkagi ma leidsin mingeid asju ja kõik see mõtte mulje, et ei tea, kas neid kliente ikka on ja kas ma ikka teen õiget asja. Äkki mul peaks mingi nüss olema. Ja ma põletasin ennast läbi 2 aastaga niimoodi üksi seda asja tehes. Et ma sügisel panin kõik pausile. Podcast ainult jäi. Siis ma tundsin, nagu niimoodi ei taha edasi. Ma ei taha suruda. Vaata, mulle ei meeldi ka olla enda vastu vägivaldne. Ja praegu nüüd ma olen sellises kohas, ma olen nüüd ära puhanud sellest kõigest ja nüüd on mul selline koht, et mul on üks pakkumine laual ja ma valik, kas ma lähen tagasi päevatööle või ma jätkan enda ja ma ei saa aru. Ja see on see, kus mõistus läheb nagu täiesti pööraseks, sest hakkab mõtlema,
kui ma lähen sinna, siis juhtub see, see on juba nagu, sest me mitte kunagi ei tea, mis tuleb, on ju. Jaa, täpselt. Et see on nagu täiesti, ja kui ma kuulan sind, siis nagu mulle halleluuja, palun mulle ka niisugust lihtsuses olemise oskust. Vaata, kui sa hakkad nüüd neid hinnanguid seal andma, mille põhjal sa annad neid? No enamasti on need mingid suvalised hirmud, mis pole üldse minuga seotud, mineviku kogemused. No, see on ainus asi, mida alateadus teab. Et see ongi karma, sa paned oma mineviku nüüd tulevikku. Jah. Tegelikult on see, et proovi. On ju. Proovi lihtsalt, sa ei tea ju, vaata. Ma olen ka sinna jõudnud. Lihtsalt proovi asju. Üldse see ka, et elule jaa ütlemine, ma ütleks väga suur asi. Lihtsalt tee asju, ütle jaa, nagu, ja ma nüüd ei räägi, et sa pead, ma ei tea, jumal teeb mingit X asju minema tegema. Aga mine käi ja ela, koge, proovi. Sa saad nii palju, sa kunagi ei tea tegelikult. Ma olen käinud mingi igast X üritustel. Käisin alles hiljuti Facebookis, Whatsappis on need meetup grupid või midagi. Seal oli niisugune spirituaalne event või midagi, et niisugused kristalliinimesed saavad kokku. Ma läksin sinna, ma ütlesin kohe, et ma ei tea mitte midagi kristallidest, nendest tulehobustest, mis see aasta on, tarokaartidest, mitte midagi. Ma lähen ainult sisse. Ma tean ainult seda. Aga ma tulin vaatama, mis siin toimub. Jumal ägedad sõbrad siin. Ja ma ei ühti võib-olla nende hullude kristallide asjadega, ma ei tea neid asju, vaata need tarokaardid ja mis iganes on ju. Aga see ei tähenda seda, et ma ei võiks minna ja suhelda ja vaadata, mis toimub ja uusi kogemusi saada ja jälle oma silmaringi laiendada ja kõike muud säärast. Ma ütleks lihtsalt proovige. Ütle elule jaa. Muidu sa paned oma mineviku tulevikku, see ongi karma. See sõna otseses mõttes ongi karma, sa käid seda ühte karmaringi kogu aeg. Sa said kunagi natuke põletada ja nüüd sa ei puutu enam. Ja siis vanast peast mõtled, et mis kõik oleks võinud olla. Ja oleks võinud proovida seda ja toda ja mida iganes. Et see on niisugune, see on lõks ja et ärge toppige seda mineviku tulevikku. Eks kindlasti on mingid asju, mis on nagu mingid elementaarsed asjad, vaata, mis ma isegi ei oska näiteid tuua, et sa oled midagi kogenud, et ma ei tea, sa tead, et pliit on kuum, sinna sa kätt peale pane, et võtke mõistusega vaata asju, aga sa saad aru, kus on need kohad, et okei, see on nüüd mu karmalõks. Et võib-olla tasub proovida. Ja, eks tegelikult see sisemine koht mul on ka see, et ma saan teha nagu sarnast asja nagu päevatööna, aga see ei ole ju for life, nagu ma võin ju minna mingiks ajaks, mingites aastateks esiteks ja teiseks ma teen seda praegu hoopis teise inimesena, teise koha pealt, kui ma olin siis, on ju, et see on põnev selle asja juures. Et jah, et lihtsalt just for fun, pühenduda just for fun. Täpselt, kas või nagu. Ja kunagi ei ole halb ju lisaraha teenida. No see ka on ju, ja kuule, meil on väga tummine vestlus ja ma olen mega tänulik selle eest ja mul on olnud nii huvitav sinuga jutustada. Aitäh. Mul on ka. Ma tean, et kindlasti on väga palju asju, mis võib-olla jäi mainimata. Aga ma seda tahtsingi küsida muidu, meil aega veel on, et kas midagi on, mis tahab veel tulla täna läbi sinu siia saatesse? Tead, mul on ka see ikkagist jumal tänatud, et ma oskan siit andmete keerisest eemale tulla, kohale tulla, sest seal on nii palju. Et mul niimoodi naljat päris pähe ei tulegi kõik, ütleks. Ja kui keegi nüüd tahad küsida midagi Steni käest, siis kontaktid sa saad ka jagada online ja kuidas sinuga ühendus saab ja kas oled sa, me enne rääkisime, et sa sotsiaalmeedias vist ei ole väga aktiivne, aga kus on need kanalid, kus saaksid jälgida sinu tegemisi? Ma ei olnud ma ei olnud mitte kuskil pikalt. Väga erak inimene ka. Käisin korraga matkamas end. Tutvasin ühe inimesega, sealt tuli ka südamevalu lihtsalt pärast, aga see oli väga väärt kogemus. Aga jaa, ma tegin paar nädalat tagasi Instagrami lihtsalt, et tundus, et ma tahan, vahet ei ole palju neid jälgeid, vahet ei ole, mis jama ma seal jagan, ma tahtsin lihtsalt jagada rohkem. Ükskõik nagu lihtsalt oma filtrit maailmaga jagada. Väga hästi. Siis selle lingi paneme selle lingi ka siis siia kõige muu sisse. Jah. Mille üle sa viimati südamest naersid? Oi, ma naeran terve elu üle. Ja see on väga hea, et selle välja tõid praegu tegelikult. Isegi kui ma olin tugevas südamevalus, ma võin mehena tunnistada selle rollina,
et ma ei saanud magadagi, et mul oli ikka päris raske olla. Aga ma ikka naersin ka samal ajal, sest ma naersin sellele, et kui tobe see on. Nagu, come on. Mis asi see on, vaata, kuna see üle läheb. Et mul on siuke huvitav et see tuli nende tseremooniatega, ma ütlen ausalt. Sain aru, et tegelikult kõik need traumad ja draamad ja ükskõik kui karm, ma olen ikkagist veteran, ma võin ma arvan niimoodi mainida, et ükskõik kui karmid need asjad on, lõppkokkuvõttes see on natukene naljakas, et me nendesse kõikidesse asjadesse kinni jääme. See kogu elu on üks väga veider asi. Kui veider on see, et see üldse kõik olemas on? On keegi sellele mõelnud? Miks mitte midagi? Miks mitte midagi? Yeah. Et üldse see, et ma siin praegu istun ja olen ja mida iganes, üldse, et see kõik üldse olemas on. See on jumala veider. Tegelikult see on jumala veider. Et miks mitte midagi? Kui sinna minna, siis kindla peale hakkab väga naljakas. Et lõppkokkuvõttes ei maksa ennast liiga tõsiselt võtta ja seda elu ka võib-olla on liiga tõsiselt võtta. Mingil määral kindlasti on abiks, aga sa teed oma elu ainult raskeks, kui sa kõike väga tõsiselt võtad. Aga just nendes olukordades, kus see tundub tõsine, kus juhtub midagi pealt, millele tahaks selle karmi sildi panna, raske kogemus on, et siis see kohalolu ongi see, kuidas saab ennast sellest välja tuua. Siis seal selle keerise sees ei tule meile see mõte pähe, et oi, ma võtan ennast liiga tõsiselt ja äkki peaks hoopis seda eemalt vaatama. Või kuidas siis tulla nendest olukordadest välja, kui see parasjagu juhtub? See ongi see, et hormoonid tahavad meie olemust kogu aeg üle võtta. Vaata, kui poisid saavad sinna pubeka ikka. Väike monstrum on sul seal mõned aastad. Mul endal kogemust pole, aga jah. No poiste värk on ju. Testosteroon hakkab peale tulema ja mida iganes. Aga ma arvan tüdrukutel ka samamoodi, et hormoonid võtavad üle. Ja terve elu juhtub see, et juhtub mingisugune väga raske asi. Adrenaliin võtab sul üle. Pärast ei mäletagi, mis toimub. Inimesed lähevad paanikasse, mida iganes. Kohalolu ongi jälle see, et sa õpid aina rohkem seda avatari siin kontrollima, et see ei lase hormoonidel ennast üle võtta või mingid tundel ja muudel asjadel. Ja lõppkokkuvõttes, mida rohkem sa seda teha suudad, seda efektiivsem sa siin elus oled. Sa saad nagu hakkama selle asjaga siin. Selle kõigega, mis on olemas. Nii et kui sa oled juba jumala närvis võib-olla ja mõtled, kuradi kohalolu ja kohalolu, ma olnud selles kohas, mõtled, aga kuidas see käib? Siis tule 14. veebruaril sündmusele ja siis sa saad päris oma kogemuse. See roosa elevandi jutt on ju. Ma mõistan seda. Ja see on eriti siis, kui sa oled kuskil väga plindris oma eludega. Siis on... Mine räägi seda juttu kellegile, kes kerjab raha seal vanalinnas praegu. Või tänulikkusest. Ja, ta saadab pikatsa. Aga kahjuks see nõiaring jääbki sinna niimoodi. Sa jäädki sinna, see on su karma jälle. Sa mõtled sellest kui roosast elevandist. Nüüd see on asi, kuidas sa mõtled. See näitab, kuidas sa mõtled, kuidas su olemus on. See loob sul mingid tunded, siuke resentful on ju, mis eesti keeles võiks olla. Eemale tõukava selline, sa tõukad elu endast eemale, see on otsus mõttes. Tõukav, jah, vist. Et tegelikult paraku see on niimoodi. Vot, nii et siit siis maandume tänaseks. On väga pööraselt kihvta episood ja ma juba jõua ära oodata, millal ma saad seda üle kuulama hakata. Ja ma ei pidanudki südimusest rääkima, mida ma natuke kortsin. Aga selle saate puhul, mida osa edasi, 43 episood täna, siis ma kogen seda üha suurema kergusega, et saates tuleb kõik see, mis tahab tulla. Ja kui on mingi teema, mis tegelikult ei taha, ma tahtsin selle kohta küsida. Aga enne ma mõtlesin, et see on sul huvitav inimestel kuulata ja nii. Mille kohta? Sõdimise kohta. Mis seal ikka rääkida? No on ju. Ja ma saangi praegu aru, kui sa nii ütled, siis kuna sul oli tegelikult sees see koht, mis ei tahtnud väga, siis ei tulnudki. Ja nii ongi. Kogu see loomine, et kui usaldada seda, mis on õhus ja mitte midagi suruda jõuga, jälle ma jõuan sinna, siis saabki parim. Nii et kõik saavad ennast hästi tunda. Ja, ega võt see ongi jälle see valime sellest sõdimisest rääkida, on ju. Mis me nüüd nagu suures pildis jälle valisime siukse mingi tumeda asja, millest rääkida, aga kõik see, mis võib-olla oleks nüüd, võib-olla aitab kas või 1-2 inimest, on ju, see oleks jäänud rääkimata.
et jällegi see mõttejõud, valikud, mida sa valid kogeda ja näha ja mida iganes sellist. Ja tuleb mingeid teisi kohti, kus ühel hetkel võib-olla sa jagad seda ja kes teab, mis kontekstis ja kellele, aga igal juhul kõik jõuab sinna. Ma olen jaganud seda küll ja küll. Ja. Mulle pigem, kui minna sellistesse teemadesse, mulle meeldib pigem jagada neid elu olulisi momente seal. Mitte nagu otseselt mingi hullu andmist. See on nagu siuke, ei ole jutu teema, aga ma arvan, kui palju see üldse huvitab ka see on teine. Ja, nii et Steni muid teisi jagamisi, mis siin saates täna ei ole, need sa saad tema Instagrami kontolt. Aga aitäh veel kord. Aitäh. Oli tore sinuga ja väga mitte lihtsalt tore, aga päriselt oli väga huvitav ja mulle ka hästi palju sellist jälle nagu koputust ja mõtlemisainet ja kõike seda, kuigi mõtted, okei, sellest me juba rääkisime. Aitäh sellele ruumile, pesale siin, aitäh sulle, armas kuulaja, et sa oled meiega. Pane YouTube'i kanalile subscribe ka. Mul on täiega pidu iseenesest, sest ma märkasin, et hiljuti see täis 500 subscriberit ja see on lihtsalt minu jaoks hea soe märk sellest, et sa oled seal, et sa kuulad ja vaatad ja need teemad on sinu jaoks olulised ja see ongi see, miks ma tegelikult seda podcasti vean. Nii et soovin selle maailma mõnusat hommikut, päeva või õhtut, mis iganes ajal sa vaatad ja näeme jälle siin või sealpool ekraani. Tšau! Tšau!